Tere tulemast loengusse, kus ma räägin siis meta-universumist, nagu öeldakse, ehk siis erinevatest metakihtidest, et kuidas siis ettevõtluses alustada, mis on need esimesed sammud ja kuni siis selleni välja, et vaatame, milliste kihtide taga midagi on ja millised tööriistad on sulle sellised peamised, primaarsed. Ja kuidas siis ka ettevõtte andmeid ja infot siis täita ja kus need kohad on. Mina olen siis jaotanud sisuliselt tegevuse, kui ma nüüd tahan jõuda, minu lõpptulemus on see, et ma tahan jõuda Facebooki reklaamideni. Siis alustuseks pole mitte midagi teha, et Facebook on selline konto, kus sa otse ei saa teha ettevõtte kontot, nagu väga paljudes teistes platvormides saab. Siis Facebookis käib kõik läbi sinu personaalse konto nii-öelda. Nii et esimene samm, tahan reklaame teha, tahan ettevõtte konto luua, tuleb kõigepealt siis luua personaalne konto. See on olemas, siis järgmisena tuleb luua siis see fännileht nii-öelda, kus siis on sinu ettevõtte siuke orgaaniline sisu, ütleme siis nii. Järgmise kihina pakub siis Meta välja erinevad tööriistad. Esimese kihi siis tööriist on Meta Business Suite'iks nimetatakse seda ja see siis on mõeldud selliseks igapäevaseks Facebooki siis platvormide haldamiseks, et saad liidestada sinna juurde näiteks Instagramid, WhatsAppid, kui sul need on kasutuses ärilises kontekstis. Sa saad seal postitusi planeerida, hallata, sõnumitele vastata ja nii edasi. Ja viimane kiht on siis Business Manager ehk siis see on sinu nii-öelda äri katusorganisatsioon ja siit haldad siis oma ärivahendeid nii-öelda ehk siis reklaamikontosid, fännilehti, pikslid, Facebook pikslid, kataloogid, meeskonnaliikmed, õigused ja nii edasi. Ja kuni selleni välja, kui sa oled nagu teenusepakkuja, et siit kaudu siis on kõiki kliente nagu lihtsam hallata. Aga hakkame siis vaatama, käime need põhikihid praegu läbi ja hiljem siis järgmises videos juba tuleme reklaamide juurde. Aga kõige esimene, et kus siis nagu alustada, kui pole veel loonud ühtegi ettevõtte kontot, et siis on see oma lehe pealt. Ja siin, kus on siis see menüü nupukene, tuleb sul väga palju erinevaid funktsioone ja võimalusi ette. Enamasti need siis kõik, mis sa siit teed, sündmused, grupid, siis käivad sinu konto kohta. Ja nüüd, kui ma siis tahan luua lehte, siis on mul võimalus vajutada leht ja hakata seda täitma. Ma hetkel sellega siit lõpuni ei lähe, siis ma ei hakka endale lisakontot looma, aga põhimõtteliselt tuleb siin mõned väljad ära täita, paar asja järgmises setupis küsib veel ja ongi see leht loodud. Ja peale seda ma lähen siis siin praegult enda lehe peale. Nii. Ja peale seda siis on sul selline vaade, et alustuseks siis teatavasti on sotsiaalmeedia kontod ka SEO kontekstis väga olulised ja et sa siis Google'is ka välja tuleksid nendega, et siis tasub ära täita enda ettevõtte kohta siis käiv info, lisada siia võimalikult palju siis teisi linke, on ta siis YouTube, Instagramid, kodulehed, kontaktandmed ja nii edasi. Ja lisaks on ju see vajalik ka sinu klientide jaoks juhul, kui nad tahavad siis ühendust võtta. Siis tuleb päisepilt ära vahetada. See on siis see nii-öelda
logo koht, et siia siis, kui on suurem logo ettevõttel, siis siia tihti pannakse mingi miniversioon logost. Aga midagi siis sellist ja siin siis tasub ka jälgida, kui sa teed siia seda cover-fotot nii-öelda või kujundust lisad ja teksti lisad, et see siis ka mobiili vaates oleks nähtav, et väga tihti on desktopil väga hea, aga mobiili vaates siis kipub osa teksti kaotsi minema. Ja ülejäänud tegevused siis saad siit ise vaadata, mis siin veel on, et vot nüüd see koht, kui sa soovid ettevõtte alla gruppi luua, siis sa saad siit teha, mitte siis selle enda eraisiku poole pealt, siis siit kaudu luuakse kõiki sündmusi, ehk siis kõik eventid, kas ta siis on digitaalsel, virtuaalsel kujul või füüsilisel kujul ja nii edasi. Ja ülejäänud feed võib-olla nagu väga pikalt tutvustamist ei vaja, et sarnaneb oma olemuselt väga palju ju isikliku lehega üsnagi. Et kui tahad otse postitada, siis valid siit loo uus postitus või see tühi kast nii-öelda ja ülejäänud tegevused on siin juba siis leitavad. Aga siin siis ka päris kõiki läbi käi, võib-olla peatun siin ka siis olulistematel, et võib-olla segadusse siis ajavad need 2 nuppu, mis on reklaamikeskus ja Great Ads. Et reklaamikeskus nüüd on siis Ad Center, siis teisisõnu ja põhimõtteliselt tähendab see seda, vaatame, kas siit tuleb mingit vanad datat ette. Sisuliselt siis teisisõnu tähendab ta seda, et kui sa paned mõne sisupostituse, siis vaata ilmub sulle siia nupp, eesti keeles on ta võimenda postitust, inglise keeles on ta siis see boost nupp, boost post tähendab täpsemalt. Ja kui sa selle peale vajutad, siis tegelikult tekivad sul reklaami võimalused. Ja hiljem lihtsalt, kui sa näiteks siit kaudu otse teed selle post peale vajutada ja eelnevalt oled seadistanud enda krediitkaardi või ettevõtte kaardi siis, et siis paari liigutusega ja põhimõtteliselt on su reklaam nii-öelda valmis ülevaatamiseks ja kuni siis selleni välja, et kui kinnitatakse, siis juba reklaam jookseb. Ehk siis see on see kõige lihtsam viis, mida siis Meta süsteemis ja tasandil saab raha eest oma reklaame teha, et kõigepealt ta peab ilmuma feedi peale, number 1, ehk siis orgaanilise sisu näol ja number 2, vajutad siia nupu peale ja saad siis reklaami käivitada ja nende alt sa lihtsalt see reklaamikeskuse all sa näed hiljem kõiki neid tulemusi. Et võib-olla selline asi, mida siis tähele panna ja väga tihti mida ma väikeettevõtjate seas ka kohtangi, see teadlikkus Facebooki reklaami võimalustega piirdub ka, et ega rohkem ei teatagi. Aga tegelikult siis on neid kihte, kui siit paar sammu tagasi minna, me rääkisime praegult siis suuresti sellest kihist, aga tegelikult siin on see 1 kiht veel. Nii, aga siis, mis siin veel siis? Jah, siin on nüüd see Meta Verify, et juhul, kui sa tahad oma kontole seda sinist kinnitust juurde, mida tihti siis suurematel ettevõtetel on, väiksematel on ta vähem levinud, sest ta on esiteks tasuline, et siis seda saab siit alt teha. Ja võib-olla siin lehe peal nüüd olles siis kõige tähtsam nupp on see Meta äriüksus. Ja Meta äriüksusele siis minnes ma jõuangi siia Meta Business Suite'i. Ja siin siis on
võib-olla kõige tähtsamad ja vajalikumad tööriistad on see planeerija ehk siis planner ehk siis teisisõnu saab postitusi ajastada. Saab postitusi ajastada, saab mineviku tegevusi vaadata ja nii edasi. Et siin ka katseta selles mõttes ise, ma siin väga pikalt peatuma ei jää. Aga muidu on siis tegemist ülihea tööriistaga, aga see on ka üsna lihtne, et nii kui selle Create posti peale siit vajutad, võtad oma sisuplaani näiteks ette ja näiteks kui sisuplaanis ongi kõik tekstid, kujundused, kõik on olemas, siis edasine töö toimubki siin ja sa saad kas või kuu aja või minugi poolest rohkema perioodi postitused ära ajastada. Et siin juba toimetamine on lihtne, et lisad meedia, on ta siis foto või video või on neid mitu. Siis kui sa selle peale vajutad postituse üksikasjad, siis see teeb sellise funktsiooni, et kui sul on need kontod nüüd ühendatud, et siis sa saad teksti panna erineva, Instagramile ühe, Facebookile ühe, mida on ka soovituslik teha. Siin ongi siis need ajastamise valikud, ehk siis see tähendabki seda, et kui ma nüüd kohe ei taha seda postitada, siis ma leian siit sobiva kuupäeva ja ma võin jällegi omakorda nii teha, et Facebooki ilmub ta näiteks hommikupoolsel ajal või üldse teisel kuupäeval ja Instagrami näiteks õhtusel ajal. Siin saab siis kutsuda ka siis neid koostööpartnereid, et kõige enam levinud on see tihti mõjuisikute puhul, aga ta võib ka keegi teine olla, eks ju, et kui on kokkulepe, et me tagime või märgime teidki ära ja mida see funktsioon siis piltlikult tähendab siis seda, et kui ma siin nüüd selle isiku või ettevõtte lehe siin ära tagin nii-öelda, et siis talle läheb see teavitus. Ta peab selle loomulikult aktseptima, aga kui ta aktseptib, siis täpselt samal kujul tuleb temale ka see postitus, ehk siis sisuliselt autentseda. Nii, ja siis mul ta praegult paraku ei näita seda, sest mul ei ole kõik andmed siin korralikult täidetud, aga pärast seda siis ilmub nupp, et vajuta ajastamine ja ongi tehtud põhimõtteliselt. Lähed järgmise peale, võtad siit uuesti ja järgmine postitus ja nii edasi. Lisaks on hea teada, et siit kolmnurga alt avaneb ka story'de ajastamine, et story'de ajastamisel küll peab seda täna veel arvestama, et seal kõiki neid kleebiseid, mis siis tegelikkuses, eriti kui me räägime Instagramist, mis tegelikkuses on saadaval, kui sa otse lähed sealt, siis siin peab arvestama, et kõik ei ole, aga alati ei olegi ju vaja. Ei olegi eesmärk kõiki kleebiseid, mis Instagrami story võimaldab, et võib-olla tahad lihtsalt pilt ja tekst, mõni lingikene ka, et siin natuke on neid võimalusi, et võib-olla sellest piisab. Ja siis ka jälle suurepärane võimalus jällegi ette planeerida, et sa ei pea selle jaoks olema sellel kuupäeval, sellel kellaajal kättesaadav, et Instagrami storysid teha. Aga ülejäänud sellised tähtsamad asjad selles rubriigis kindlasti on järgmine statistika, et siis on ülihea tööriist Metal erinevate sinu siis postituste kohta. Et siin on üldvaade, siin on sihtrühma vaade, alguses kui kontot teed, siis loomulikult on andmeid vähe ja siin midagi erilist ei tule välja, aga juba mõne aja möödudes on siin kasulik info, mille põhjal siis järeldusi teha. Et kes on su sihtrühm vanuse mõttes, mehed, naised, vanus, siis piirkonnad ja kuni siis selleni välja, et kui me siia
minu enda lemmikkoht on see content ehk siis kõik need sisupostitused, et ma siis näen ära, et antud juhul on küll väga vähe aktiivse kontoga tegemist, aga kui me räägime kontodest, kus ikkagi pidev sisu tootmine käib, et siis mul on väga selge ülevaade, et mis postitused läksid lendu ja mis postitused ei läinud. Ja kui see muster korduma hakkab, siis sealt põhjalt saab väga palju järeldusi teha. Sellised lood, et kahtlemata vajalik tööriist, et ei ole nii, et tuled ja ainult postitad ja tulemustele üldse otsa ei vaata. Aga nagu öeldud, et see järgmine kiht nüüd, mis siit siis Meta Business Suite'ist välja minnes on siis reklaamihaldur. Nii, ja nüüd siis lähmegi näiteks siit account overview peale. Siit näeb siis ka aeg-ajalt olla kursis, kuidas sinu ettevõtte skoor on, et kas sellega on pahasti või kõik hästi, antud juhul on kõik hästi, aga siis seda ka aeg-ajalt jälgida. Aga nüüd siis jõudsime sellesse reklaamihaldurisse, näed nimi ka siin üleval vahetus, et kui alguses võib, kuna neid kihte on palju, see alguses võib teatud segadus eriti algajatel tekkida, et siis jälgi ka seda. Ja kui seda nüüd ei tekkinud sul, vaata minul nüüd tekkis seda nii-öelda automaatselt, et kuna ta oli juba olemas, siis paraku mida Meta nüüd teeb, et vaikimisi, kui sa lood oma esimest reklaamikontot, siis vaikimisi on kõik sinu nimelised. Ehk siis näed, kui seda kategooriat vaatad, üks on siis business portfolio nimega ja teine on siis Eurocont. Miks see nii on? Ega täpselt nagu põhjust ma ei oskagi välja tuua selles mõttes, et see on mõeldud nagu sellele sihtgrupile, kes ongi need, ma ei tea, persooni brändid ja enda nime alt siis reklaamivad põhimõtteliselt. Aga see ei ole ka soovituslik, et isegi kui sa oled tugev persooni bränd, sinu nimi müüb mingit toodet või teenust, siis ikkagi on soovituslik ettevõtte konto teha, aga igal juhul tagasi tulles see automaatselt nii on. Ja see on see koht, kus kõige rohkem on eksimusi, et tegelikult enda konto alt ära reklaame tee. Ehk siis esimene samm, mida sa teed, on siit vajutad Great Business Portfolio. Ja hakkad siit täitma ettevõtte nimi, firma nimi, ettevõtte siis tähendab, et sinu nimi, siin oli ettevõtte nimi, siin sinu nimi. Siis ettevõtte email, mille peale erinevad teavitused tulevad ja nii edasi. Ta siin paar asja küsib veel, aga üldiselt on see mõne klikiga on see business portfolio tehtud. Ja siis see sama rippmenüü, mida sa siin näed, tuleb alati jälgida seda, et kui sa siia nüüd business manageri portfooliosse sattusid, et ta jällegi kipub nagu päris tihti olema siis nii-öelda sinu nime peal. Ma ei tea, et kas seda kuskilt seadistada saab, ei ole leidnud sellist kohta seni ajani, aga nii kaua kui vaikimisi ei saa, et siis alati jälgi siit rippmenüüst, et sa lähed õige konto peale. Ja kui veel tegemist on, siis oled teenusepakkuja ja tegemist on ka klientide kontoga, siis eriti oluline seda jälgida kõike. Aga jõudsime lõpuks siis tagasi siia, et kus siis reklaamihalduri seaded käivad. Ja siin ka ma praeguses videoloengus päris kõiki üle ei käi, aga kõige olulisemad ja need nii-öelda esimesed sammud. Et siis üks esimene samm on leida sätted ülesse. Sätted on see hammasratas siin nii-öelda.
ja see oli nüüd see koht siis, kus tuli nagu ettevõtte kohta käiv info ära täita. Nii, ja vot siin nüüd on see ettevõtte teave. Et siin ei ole mitte midagi sellist, mis on nii-öelda konfidentsiaalne, et ta küsib ettevõtte legaalselt ehk siis juriidilist nime, aadressi, jälle kõik see, mis on nii-öelda ka sul äriregistris ja mujal infopankades, telefoninumber, veebilehe aadress. Siin plokis on siis see kõige olulisem tegevus, 2-astmeline autentimine sisse lülitada. Paraku ta vaikimisi on mitte keegi. Ja allapoole jõudes siis on nagu selle sinu kui siis selle põhiadmini kohta käiv info. Et sinu nimi, jälle meiliaadress, võib-olla on see täpselt see sama. Notificationid sisse lülitada ja nii edasi. Et seda kindlasti ära alahinda, täida see esimesena ära, ennem kui edasi lähed. Nii, ja muud tegevused nüüd, tegelikult saab siit jätkata, ehk siis lähen siit tagasi siia. Siin on ka orienteerumine, et enne me vist olimegi siin lehe peal. Siin on ka väga palju sellist infot, mida ilmselt väikeettevõtja tasandil nii väga nagu ei kasuta. Et lähme siia reklaamihaldurisse tagasi. Ehk siis ennem olime siin lehe peal, korraks nüüd käisime paar klikki edasi ja täitsime ettevõtte sätted ära. Ja ülejäänud tegevused siis ongi kampaaniad. Ehk siis siin käibki siis reklaamitegevused, millest ma siis räägin hiljem eraldi videos. Sihtrühmad, arveldused, et siin siis tuleb lisada ettevõtte info kaartide kohta, näed oma arved saad siit kätte ja nii edasi, reklaamiseaded. Ja kuhu ma nüüd veel tegelikult jõuda tahtsin, oli ligipääsud. Ja see käis jällegi, lähme siit tagasi ettevõtte sätted ja see vaade, kus sul on, siin ka 3 jaotist tuleb siis see kitsasriba siin. Ja see teine siis tööriistariba, nagu öeldakse. Ja ülejäänud on siis see aken, kus sa näed, kus mida siis on, et siin siis sa saad lisada inimesi, et tahad uue halduri, haldaja, lisada juurde, kutse käib siis e-maili kaudu, et pead siis teadma, mis e-mailile tema tahab seda kutset saada ja edasi juba tulevad siis õigustega seotud küsimused, et kas täisõigused, osalised õigused ja nii edasi. Siis siin partnerite lehel, antud juhul on siin seadistus selle WordPressiga, ehk siis täpsemalt öeldes siis selle e-poega. Aga selle kohta ma jätan eraldi juhise, kuna seda päris igal ühel, kes neid põhiseadetega tuttavaks tahab saada, pole vaja. Useri blokis siis account blokki minnes, võib-olla siin on siis järgmised tähtsad tegevused, ehk siis tuleb ühendada oma leht. Et kui sa siit vajutad lisa, siis on siin mitu varianti, aga reeglina on leht juba loodud. Täiendavat juurdepääsu sul selles mõttes niipidi sa ei küsi, seda kasutatakse muul moel, ehk siis see esimene variant. Ja siit siis panedki selle näiteks Facebooki URL-i, nagu siin öeldud on, ja peale seda sa saad siis ära ühendada. Ja siis tuleb üks tähtsam koht, tuleb siis add accounts, ehk siis tundub võib-olla keeruline, aga sellest
pärast, et veel nüüd siia see reklaamikonto saada, on täiesti eraldi teema siis ja võt neid reklaamikontosid on võimalik erinevaid luua, kas erinevatele klientidele, erinevatele oma brändidele, et see, kuidas sa reklaamikonto struktuuri üles ehitad, on enda läbi mõelda, näiteks need, kellel on erinev sihtrühm näiteks keelevaliku osas, et tal on vene sihtrühm, tal on ingliskeelne sihtrühm, et siis näiteks saab siin ka keelte järgi teha siis reklaamikontod ja nii edasi. Et siin siis esimene asi, panen lisa, create new add account ja täidad jälle seal sammukesed ära, paned talle kas selle brändi nime või siis, et see ongi nüüd näiteks venekeelsele sihtrühmale, ingliskeelsele sihtrühmale või midagi muud. Et selle mõte siis on see, et kõik asjad oleks eraldi, sest vastasel juhul, vastasel juhul siin ei saagi väga toimetada, et see reklaamikonto nagu peab olema. Nii, äppe neid asju ilmselt siin, need on siuksed vähelevinud asjad, et siin etapis võib olla siis üks järgmistest peale selle, et sa page'i, Facebooki lehe ühendad ära, lood reklaamikonto, paned talle nime ja võib-olla see kolmas samm enam levinud sammudes, kui rääkida, siis ongi ühendus Instagrami kontoga. Ja see on ka hästi lihtne, et järgmises etapis, kui ma siit nüüd edasi läheksin, küsita Instagrami konto nime ja parooli ja ongi ühendus tehtud. Siin data source'i all nüüd ka oleneb jällegi, mis äriga tegeled, et kui nüüd on siin e-poe asjad, et siis tuleb mängu kataloogide teema, aga jällegi, et siin videos ma sellest ei räägi, et kuna see nii levinud ka ei ole, et siis seda saab eraldi käsitleda, kellel vaja. Ja Pixel on muidugi selline asi, jällegi on eraldi juhend selle kohta, ma hetkel seda ei käsitle, sest Pixelit paigaldada siis ja ühendada oma kodulehega on, ma ei vaata, kas oli 3 või 4 erinevat versiooni ja sellest siis eraldi juhendis juba. Nii et kokkuvõttes need olidki ühed tähtsamad asjad, siis Security Centeris võid ka eraldi ringi vaadata, et see Security Center siis annab sulle teada, kas 2-astmeline autentimine, ma ei väsi seda kordamast, on üks oluline asi ja teine oluline asi on siis admin, et neid peab siis, see peab rohelises olema, siis on kõik hästi. Ja muud sellist nii olulist võib-olla siin praegult ei olegi, kui need asjad on tehtud, ühendused loodud, kui me nüüd räägime tavalehest, jah, e-poega nagu öeldud on mõnevõrra rohkem tegemist, siis jõuame me siia reklaamikonto vaatesse. See on nüüd see konkreetne reklaamikonto, jälle tasub tähelepanu pöörata, et kui sul on neid mitu, et sa oleksid õige reklaamikonto all, et ta siin alati vaikimisi võtab esimese ettejuhtuva. Ja ülejäänud tegevused, kui seadistused on kõik õigesti tehtud, siis ülejäänud reklaamitegevused käivad siin. Ja seadistuste puhul võib-olla veel hea teada, et ühe korra tuleb see aeg võtta, võib varuda pool tunnikest või tunnike, et kõik see korda saada, aga hiljem sellega ju reeglina tegema ei pea. Et hiljem käibki sinu töö siin vaates, aga sellest siis juba täpsemalt järgmises videos. Nii et siinkohal siis ma ka lõpetan ja teiste siis reklaami videote kohta siis juba järgmises videos. Aitäh!